tere hommikust! Käes on reisile minemise päev ja aeg on lahti võtta eile juustesse pandud lokipael. Mul on tunne, et see seekord ei jäänud mul nii hästi, kui ta muidu on jäänud, aga ma ei tea. Eks me kohe näeme, mis siit välja tuleb. Ja nagu ikka, siis nad on alguses väga intensiivsed ja siis natukese aja pärast vajuvad veidi rohkem välja. Natuke pean siit ülevalt kindlasti kohendama, aga muidu tundub, et isegi jäi hästi. Ma jätan selle juuste kohendamise lõpupoole. Šokeerime kohe hommikul oma süsteemi kofeiiniga. Ütleme nii, et ma ei maganud nagu kõige paremini, aga no siuke 6 tundi und on ikkagi all. See eilne õhtu, mu hääl on nii käre praegu. Ma ei olnud veel suudki lahti teinud ilmselgelt, enne kui ma teiega hakkasin rääkima. Ja see eilne õhtu oli lihtsalt nagu siuke frantic lihtsalt. Nii, ma nii tahaks proovida Maybellini primerit. Äkki ikkagi proovime. Nii palju ma nagu ikkagi usun Maybellini toodetesse, et mul ei juhtu sellest midagi, et ma seda kasutan. Ja ma kasutan siis seda uut Grippy primerit. Ta on siis nagu siuke seerum ja peaks siis jääma kleepu, et su meik püsiks paremini. Ja täna mu meik võiks küll säilida hästi. Ma ei tahaks seda uuesti teha. Ma tahaks, et ma sellest sama meigiga saan ka täna õhtul minna sinna cancelled show'le. Ja siis ma mõtlesin, et ma paneks praegu seda uut glazed lip balmi, aga siukses Newtonis. Ma ei tea, kui palju ta annab nagu tooni. Ikkagi andis tooni. Kleepub küll natuke nagu. Mis panen? Äkki ma panen Skin Tinti segamini Charlotte Tilbury'ga. Tundub nagu siukene püsiv kombo. Igal juhul kell on praegu 7:30 ja kell 9 hiljemalt ma peaksin lahkuma kodust. Lõppude lõpuks vastas minu eilsele pollile, et kas keegi on minu jälgijatest ka minemas sinna cancelled show'le. 5 inimest vastas, et nad on. Aga nad tundusid kõik nii noored, nagu palju nooremad kui mina. Ja siis, kui ma muidu mõtlesin, et äkki ma kirjutan, et mingi äkki läheks ennem teeks kokteili kuskil koos või midagi, siis ma ei julgenud kirjutada, sest ma ei saanud nagu, ilmselgelt inimestel ei ole mingi vanus peos kirjas on ja nagu, ma ei tea, ma ei julgenud, ma ei tea, kui vanad need inimesed on. Aga kes teab, äkki ma kohtun mõnega neist isegi veel lennujaamas. Nad peavad ju ka kuidagi sinna minema. Vaatasin, et ega see Oslo ilm nüüd nagu midagi suurepärast ei luba, pilvine, isegi võib-olla sajab mingi päev ja siukene 11-12 kraadi. Hommikuks söön oma overnight oats'e. Ma panin siia eile siis natukene rohkem proteiini kui see, kui ma esimene kord tegin. Ja natuke mustsestramoosi ka siia. Vaatame, kuidas välja tuli. Ei tea, kas ma oleks pidanud uuesti segama korra. Väga hea minu arust. Ma praegu nii mõtlesin, mis lõhna ma võtan. Põhimõtteliselt olin ma siis nende kahe vahel, kas mu Ormonde Chain Levant, mis on mu see on lihtsalt mu all time favorite. See on nii värske, see on nii clean, see on nii hea. Aga ma vist otsustasin praegu, et ma võtan selle Kajali ikkagi. Bougie Marshmallow. See on see, mis on nagu maasika milkshake. Love it. Ma panen praegu selle peale, aga ma võtan ikkagi selle Kajali kaasa. Mustasin setting spray'd panna. Ma ei ole vist mitte kunagi nii sujuvalt ja rahulikult saanud ennast valmis panna, kui ma pean minema lennujaama või reisile. Aga ma olen ilusti natuke enne 9 valmis. Ja
I'm so excited! Teate, mis mul esimest korda juhtus? Selline asi, et Tallinnast pidi minema Helsingisse siis 10:55 lend, aga see lükkus edasi 11:25 peale, aga mul läheb juba kell 12 välja Helsingist Oslosse lend, ehk siis on väga suur võimalus, et ma ei jõua sinna ja siin Tallinna lennujaamas kohtasin ma veel inimesi, kes cancelled podcastile lähevad. Nii et siin on minu saatusekaaslane. Ja nüüd me lihtsalt loodame väga, et äkki oodatakse meid ära sellele Oslo lennule ja kui ei, siis meid rebook-itakse ja me peaksime siiski jõudma, sest et siis järgmine lend on mingi kella 4 ajal ja siis me veel jõuame. Aga mul oli nagu terve päev mingi mõeldud, et ma jõuan seal veel asju teha, nii et selles suhtes see ei oleks väga ideaalne. Nii et loodame parimat. Issand, milline rollercoaster, ma ütlen teile, issand, saatuse kaamera on väga must. Me oleme jooksnud ja sellele lennule me ei jõudnud, kuhu me pidime jõudma. Ja siis me lihtsalt üritasime võimalikult kiiresti saada ennast järgmisele lennule, sellepärast et automaatselt bookiti meid mõlemaid kella 7 sellele lennule ja see on ilmselgelt liiga hilja, kell 7 on juba üritus. Ja siis me ootasime 20 minutit telefoni otsas ja see või isegi ma ei leia praegu sõnu, see tõi soovitud tulemuse ja ma sain kõige viimase koha sellel lennul. Nii et me saime rebookitud ja me saame kell 4 minna. Nii et me jõuame. Oh my god, ma olen täiesti šokeeritud. Me olime reaalselt praegu nagu nii ennelikult, mul ei ole see viimane koht. Oh my god. Meil on nüüd põhimõtteliselt 3 tundi aega siin lennujaamas, nii et me tellisime endale toidud. Mul tuleb pitsa, 20-eurine pitsa, ehk siis ära näha. See on normaalne. Ja siis ma olin ikkagi tark ja ma võtsin need eile ostetud brownid kaasa ja tegelikult ma võtsin isegi ühe mingi pähkli baari ka kaasa. Nii et midagi mul on ja mul on vaja teile valmis monteerida teie jaoks eilne vlog. Praegu mul on enamus on õnneks tehtud, aga mingisugused asjad on seal veel vaja veits üle vaadata. Vot, selline plaan ongi praegu. Cheers! Otsusime, et me oleme ära teeninud ühed kokteilid. It's been a hard day. Yes, lennukil ja aknaga veel. Nii, läheme koos esimest korda Turku. Võtsin siis selle Citybox hotelli, kuna ta on kesklinnas ja mul on sinna venueni 10 minti jala kõndida. Issa, mis nende juukstega toimub, kui sellest blokid on väga hästi püsinud. Veits kahused on, sest nii niiske on siin. Või siuke niiske ja pilvine. See on siis minu City View. Ja siuke väike, aga puhas ja korralik. Mul on siin outfiti osas nagu mitu mõtet. No seelik jääb kindlasti. Siin vist triikrauda ei ole, aga võib-olla saab fööniga natuke sirgemaks. Ma üritasin ta küll kohvrisse panna nii sirgelt, kui ma sain. Ja siis ma ei tea, kas panna see vesttopp või siis panna siuke nagu korsett alla ja siis siuke pitstop peale. See tundub veits nagu põnevam variant. Ja nahktagi läheb igal juhul peale ja mu Converse'id jäävad sinna alla. Nii et ma pean proovima. Tegelikult ma tahtsin sellest teha ka reelsi, aga siin on nii pime. Ma otsustasin vist selle outfiti kasuks praegu.
kuigi see seelik saab mind nii närvi, et see on veits kortsus, see föön lihtsalt lõpetas töötamise üldsegist. Ja mul on ainult lokitangid kaasas, muidu kui mul oleks sirgendaja, siis ma saaks seda seelikut sirgendada, aga võib-olla ma saan lokitangiga ka kuidagi seda siluda. Igal juhul siia peale läheb nagu nii nahktagi, seal ei ole seda riiete hoidu, nii et nagu nii ma lähen nahktagiga sisse. Ja siis mul on minu väike Coachi kotikene ja tegelikult mul on nüüd täiega kiire, nii et ma natuke täiendan oma meiki veel. See päev ei ole üldse läinud nii, nagu ma ette kujutasin. Ja mul on natuke raske sellega toime tulla, aga no mul ei ole siin aega midagi mõeldagi, vaid lihtsalt ma pean nüüd kiiresti valmis panema, kell on 18:45 ja kell 7 avatakse uksed, kell 8 hakkab üritus, õnneks siit ma lähen 10 minutit. Aga nagu see lend veel ka hilines, mis Helsingist Oslosse tuli praegu. Nagu ma olin mingi oh my god ja Katrinil oli veel meet and greet pilet ja lennujaamas me tegelikult Tallinna lennujaamas me kohtasime veel Amandat ka, kellel oli meet and greet pilet, aga temal oli teine Helsingi lend, nii et temal ilmselt kõik sujus hästi ja ta jõudis. Meil Katriniga nii hästi ei läinud ja tegelikult meet and greet hakkas juba 17:30, kell on, nagu ma ütlesin praegu, no ta jõudis sinna äkki praeguseks mingisugune 35 minti tagasi. Ehk siis ta hilines sinna ka nagu mingi 40 minti. Nii et ma ei tea üldse, ma loodan, et ta sai sisse, ma loodan, et nagu kõik on hästi, sest et kui ma oleks maksnud selle meet and greeti eest ja ma mingi lendude hilinemise pärast ei saaks enam, ma oleks nii kettas. Kusjuures see tänane olukord tuletas mulle meelde seda, kui ma kunagi ju pidin minema Amsterdami Jeffree Stari ja Mitchelli mingi, ma ei mäleta, mis asi see isegi oli, masterclass või ma ei tea, mis see pidi olema. Igatahes mul olid ju piletid sinna ja siis Jeffree Star läks oma boyfriendist lahku ja canceldas ära selle. Ja siis me lihtsalt Lauraga läksime Amsterdami ja nagu tore oli ikkagi, aga ma olin juba mingi, oh my god, kas see on mingisugune märk, et nagu ma ei saagi nendel USA influencerite mingi asjadel käia, et lihtsalt nagu universum ei taha. It's not that deep. Nii, sorry, ma ilmselt hiljem jutustan teiega rohkem, mul on praegu tegelikult tõesti nii kiire, mis asja ma üldse tahtsin teha. Tahtsin silmale panna seda She Glammi jelly sticki. Ma ei tea, mis toonis, Crystal Jelly Clay Stick Starlight Silver toonis, keda huvitab. Ma ei tea, kas ma mainisin juba, et mul peaks olema päris hea koht. Ma isegi liitusin Cancelled podcasti Patreoniga selleks, et saada sinna pre-sale'ile accessi. Ma sain jah 3. ritta, nii et päris ette sain koha. Ma ei tea üldse ju jah, kuidas see ruum välja näeb või kuidas see värk on, aga eks siis näeme. Panin ripsmed, panin need. Mul on telefon praegu tagurpidine, et ma vaatan täiesti nagu valesse kohta ja see on nii häiriv. Aga igal juhul panin sõrmused, nüüd mul oleks vaja halosse teha vist. Oh my god, äkki ma ei pea siia lukke tegema. Teate, ma viskan selle pähe ja vaatan, mis saab. No ei, ma ei tea. Siit poolt on nagu parem, ma ei tea, mis siin toimub. Oh my god, okei, ma pean natuke siia tegema rohkem. Ma juba tahtsin öelda, et let's call it a day ja ma söön kiiresti oma pizzajääk ja hakkan minema, aga nagu ma ei saa mingi ratchetina ka välja minna. Ma ei jõudnud tervet seda pizzat seal Helsingis ära süüa, nii et mul on üks tükk seda pizzat veel alles ja thank god, et mul on seda, sellepärast, et nagu ma ei olegi ju täna hommikusööki sõin ja siis sõingi seda pizzat ja ma ei ole ju rohkem midagi jõudnud süüa. Ja ma veel nii lootsin, et ma jõuan kuskile kokteilibaari ennem, kui ma sinna lähen, et väikene mingi Pornstar Martini kuskil siin kohalikus baaris. Aga ei, ma ei jõua mitte midagi. Ma pidin proovima seda seelikut sirkemaks teha. Oh my god, what are we doing? That's crazy. Aga kui see toimib... Oh my god, see vist toimib. Väga lambi pitsa, aga praegu käib küll. Okei, te ei näe siit väga midagi. Aga this is the outfit. Siin on isegi paremini seda outfiti näha.
My god, sadama hakkab mu juuksed. I need to be fast. Live show on läbi. Meeleolu on veits siit kuulda näha. Väga palju girlisid koos. Ja mõtlesin, et ma lähen, võtan äkki kuskil ühe kokteili ja siis lähen hotelli tagasi, ma arvan. Ma olen suht väsinud ka. Olen tagasi, ma käisin esimest korda elus üksinda baaris. Juhu! Ja ma isegi jõin 2 jooki. Nii et ma tunnen väikest sükest buzzi. Aga ma tahtsingi esiteks seda kogemust, et ma julgeksin üksinda minna. Sest et mul on päris palju seda argpükslikkust sees, kus ma olen mingi... täna oligi see. Ma olin ChatGPT abiga leidnud selle Swan, vist oli Swan, luige teemaline igatahes selle baari, sest ma küsisin, et kus ma saaks Pornstar Martinit, kusjuures ta soovitas seda, seal ei saanud seda, aga igatahes see selleks. Ma vaatasin, see tundus äge, tundus tore, see oli nii lähedal sellele ürituse toimumise kohale. Ma jõuan kohe ürituse juurde ka. Siis ma jõudsin juba sinna ukseni. Ja siis ma olin oh my god, kuidas ma lähen, mingid inimesed just läksid koos, nagu mingi meestegruppist läks sinna koos. Ma olin oh my god, kuidas ma lähen üksinda sinna, kuidas ma lähen praegu üksinda sinna. Ja siis ma lihtsalt sundisin ennast. Ma olin mingi, sa lähed ja teed selle ukse lahti ja sa astud sisse ja siis vaatad edasi. Ja ma istusin sinna baari äärde. Ja mul oli tegelikult täiesti normaalne seal olla, ma ei tea, mul ei olnud imelik. Ma olin telefonis, ma update isin oma sõbrannasid, et kuidas see live show oli, mis ma parasjagu teen, saatsin oma kokteilikestest pilte ja ei olnud nagu imelik. Ma võtsin kõigepealt rhubarb spritsi, see maitses väga hästi ja siis ma küsisingi seda Pornstar Martinit, ütles, et neil ei ole passionit, et nad ei saa päris seda teha, aga ta saab aprikoosiga mulle midagi sarnast teha. Ja siis ma võtsin selle, see oli nagu hea, aga mitte sama, mis Pornstar Martini. Ühesõnaga väga tore, et käisin, võtsin need 2 kokteili ja siis mul oli 5 minutit koju jalutada. Aga räägime üritusest. Väga tore oli ja ma istusin siis 3. reas ja minu kõrval istus tüdruk, kes oli Rootsist tulnud. Ta elab kuskil niimoodi Rootsis, et ta sai 3-tunnise bussisõiduga siia ja temaga seal jutustasime, väga sõbralik, tore tüdruk oli. Tuli välja, et see meet and greet, mis pidi siis olema ennem show'd, kuhu Katrin ka kiirustas, seda ei toimunudki, sest et Tana oli haiglas. Seda saime siis show alguses teada. Ja et see meet and greet pidi siis lükkuma pärast sisse, aga praegu sain just nagu update'i, et seda ikkagi ei toimugi, et nad canceldasid selle, sest et Tanal oli rebenenud rinnalihas. Ta ei rääkinud, kuidas see juhtus. Ma ei tea. Kuidas nagu, kuidas siuke asi üldse juhtub. Igal juhul ta oli siin kuskil Norra haiglas. Tal olid igasugused juhtmed küljes, nad panid pildi sellest sinna üles. Ehk siis 25 minutit enne selle show algust ta oli veel seal haiglas. Crazy. See oli täpselt see, mis ma ootasin, et see on. Nagu nad rääkisid mingid lugusid, mida nad ei ole varem rääkinud. Mingid varasemast ajast, kus nad mõlemad olid siis rohkem, kuidas ma seda viisakalt saan öelda, vabamate elukommetega. Nüüd nad on mõlemad, nii Tana kui Brooke on suhtes. Tana on leidnud oma
eluarmastuse, nagu ta ütleb, et tõesti tundub ka nii. Issa, ma praegu tunnen, kuidas ma tahaks süüa, tahaks mäkki, aga okei. Kusjuures äkki ma saaks siia tellida. Ja siis keegi on raudselt kommentaarid, miks sa seal sööd mäkki, sa peaksid kohalikku toitu sööma. Ja ma saan sellest mõttest tegelikult aru. Ja ma võin sellega mingil määral nõustada, aga mul on kõhti igatahes vaatama, ma ei tea. Jah, nad rääkisid aegadest, kus nad olid Wildid. Rohkem siis Tana ja siis Paige, kes oli Tana assistent varasemalt, kes nüüd vahetab töökohta või ühesõnaga, et ta vist enam ei ole see assistent, aga nad said Tanaga parimateks sõbrannadeks põhimõtteliselt. Siis tema rääkis ka mingeid lugusid, siis nad näitasid mingeid pilte seal ekraanil. Ma ei tohtinud filmida, või üldse seal oligi nagu see, et ärge filmige ja nad tõid kohe välja ka, kui nad nägid, et keegi filmis. Ja minul ei ole nagu mingit soovi neid expose ida, nii et ma lihtsalt sain teile ainult lõpuklipid siia. Et mulle tundus muidugi, et nagu enamus inimesi väga nagu respectis seda, et mina ise ei näinud kedagi filmimas, aga lihtsalt 2 korda vist nad tõid välja, et mingi girl, kui sa seal filmid, siis mingi make it less obvious. Aga rahvas elas nagu väga kaasa, Norra tundub väga liberaalne või siis lihtsalt seal oli kohal selline rahvas, ilmselgelt ongi nagu fännid kohal. Mõne asja peale ma olin nagu, et see ei ole see koht, kus me nüüd plaksutame, see on see, et ma kuulan sind küll ja ma nagu elan su jutule kaasa, aga kui sa räägid, kuidas sa said mingi suguhaiguse või midagi. Oota, ma ei mäleta tegelikult, kas see siuke osa oli. Aga nagu põhimõtteliselt on ju, siis ma ei plaksuta. See ei ole see koht, kus mina eestlasena plaksutaksin. Aga väga paljud seal rahva hulgas plaksutasid, et mul oli nagu see, et kui mingi asi ei lähe üldse minu põhimõtetega kokku, siis mul ei tule nagu naturaalselt see, et ma oleks mingi you go girl. Et nad küll meeldivad mulle, nad on kindlasti nagu palju liberaalsemad just oma elukommete poolt kui mina, aga siiski ma ei mõista neid hukka ja nagu nad meeldivad mulle, aga see ei tähenda, et ma nõustuksin kõigega, mis nad teevad. Ühesõnaga, rahvas oli väga hyped ja see oli tegelikult väga tore, et selles suhtes, kui sa oled laval, ma kujutan ette, see on kõik, mida sa tahad. Nad tundusid olevat väga nagu, kas nüüd väga, aga nagu veidi vähemalt üllatunud sellest, et esiteks Oslos kõik teavad nende reference'id, nagu kui nad rääkisid mingist inimesest, mingisugusest kohast, isegi USA-s, siis nagu kõik rahvas nagu oli näha, et kõik teavad, millest sa räägid ja siis nad olid mingi, te teate sellest või nagu, te teate seda inimest. Et see oli nende jaoks vist üllatav, mis on nagu see, et kui ma su podcasti kuulan, siis ma ilmselgelt olengi kursis mingisuguste asjadega, mis teil seal USA-s on. Aga tegelikult oli nagu äge, natuke selline ühtsuse tunne, et me kõik elame selles mingisuguses sarnases mullis. Meil on mingisugused, nagu Katriniga ka, ma täna tundsin, et mingil määral me oleme selles samas popkultuuri ruumis ja me teame mingeid väljaandeid, me teame nagu mingisuguseid reference'eid ja see on tegelikult äge. Et nagu ma vist juba mainisin kuskil, et mu sõbrannadest keegi cancel'it ei kuula, kuigi me sõbrannadega oleme üldiselt väga samas mullis nagu sotsiaalmeedia mõttes ja popkultuuri mõttes, aga nagu seal on lihtsalt mingid väga niši asjad, kui sa kuuled ikkagi mingit kindlat podcasti. Et see oli äge tunne, et siin on kõik koos inimesed, kes on selles samas mullis ja issand jumal, kui palju ilusaid inimesi. Ma mingi, oh my god, iga nurga peal mingi stiilne tüdruk, mingi üliluste blondide juustega. Et väga, väga ilusad on need norrakad. Igal juhul jäin väga rahule, mis mul see pileti hind, teate, ma ei oska teile praegu öelda, mis mul siin toimub. Siin on mingi kuiv koht, ei, siin on punn. Siin on mingi jõhker punn. Ma tahaks öelda mingi 30 euro kanti, et ma olin nagu üllatunud, et ma olin valmis nagu isegi 50 euri maksma ja see oli nagu ikkagi päris palju soodsam kui see, mis ma olin valmis. Et ma mingi, okei, davai. Ja praegu just tegin mingisuguse claimi, et ma saaks mingit raha tagasi sellepärast, et see kogu see lendude edasi lükkumine. Et vaatab, kas sealt saab midagi tagasi.
ja muidugi väga kahju, et nüüd on nagu ainult see homne päev selleks Oslo avastamiseks, et ülehomme mul on veel hommik, võib-olla ma lähen kuskile brunchile ja natukene jõuan midagi vaadata, aga ma ei ole kindel selles osas. Et eks seda olen näha. Aga ma arvan, et ma tegelikult panin endale juba nagu varasemalt kirja mingid asjad, mis ma tahaks ära näha ja nüüd ma panen ChatGPT-sse sisse need asjad ja vaatan, millise päevakava ta mulle teeb ja kas ma jõuan neid asju ühe päevaga. Noh, natuke tahaks ju shopata ja siis tahaks mingisuguseid vaatamisväärsusi näha, seda ooperimaja, mis iganes, seda tahaks näha. Et jah, aga ilmaga mul ei ole siin väga vedanud, ma ei tea, kas see on nagu tavaline, et siin on siuke halb ilm, et ala nagu me UK-ga teame, et seal on alati mingi vihmane, et kas siin on nagu ka see või ma lihtsalt sattusin tõesti nagu halval ajal, sest et siin on pilvised päevad tulemas, vähemalt viimati, kui ma vaatasin. Ma olen lihtsalt nagu jäppinud 10 minti järjest. Ma ei teagi, ma olen väga uhke endale, et ma seal baaris käisin, väga tore oli. Jookide eest, 2 joogi eest maksin kokku 35 €. Et noh, hinnad on siin ikkagi nagu noh. Oota, mis see teeb siis? Teeb siis, noh, mingi 17,51 kokteil. Aga it was a treat for myself. Mingid inimesed, ühesõnaga, ennem show algust, mina seisin seal järtsus nii kaua, et ma ei teadnud midagi, mis seal sees toimus. Bibi ja Paige. Bibi on siis seal Brooke'i parim sõbranna ja Paige on siis Tana varasem assistent ja see. Nemad olid seal rahvaga suhelnud ja olid öelnud, et nad lähevad hiljem kuskile klubi või kuskile peole ka ja et Snapchatis oli mingi grupp, kus nad pidid midagi teada andma. Ja selle Rootsi tüdruku kaudu ma tegelikult mul endal Snapchati ei ole ju, nii et ma ei saanud sinna ligi, aga see Rootsi tüdruk lubas mulle teada anda, et kuhu minek on, kuigi ta ise läheb juba vist praegu umbes sõidab minema, nii et vaevalt, et üldse siis jõudis kuskile, ma ei ole midagi infot teada saanud. Et ma otsustasin selle juba sealt venuest lahkudes ära, et ma kuskile klubbi ei hakka minema. See tundub nagu unsafe ka üksinda, kuigi seal on nagu palju girlisid, aga ma ei tea, see tundub unsafe ja mul on vaja see vlog kokku panna ja üldse kest mul on vaja puhata, sest et ma ei ole tegelikult nagu väga hästi maganudki. Aga teate, ma seda Maci asja korra mõtlen ja ma pean vaatama, mis küsimusi te olete küsinud. Ja ma kohe varsti jätkan. Panin kiiresti mugavad riided uuesti selga ja juba 9 minuti pärast peaks mu Mac tulema. Ja ma lihtsalt ütlen, et ma ei taha kuulda seda, et oh my god, miks sa Maci sööd? Ma teen oma rahaga, mis ma tahan. Sorry, ma lähen nii defensiviks. Lihtsalt nagu minu arust on see, et igaüks võiks teha oma reisidega täpselt seda, mida ta teha tahab, sest et see on tema raha, mida ta sinna paneb. See ei ole mitte kellegi teise asi, mitte kellegi teise raha. Ja ma soovitan teile kõigile täpselt samamoodi seda, et tee seda, mis su hinge parasjagu rõõmsaks teeb ja minu hinge praegu teeb rõõmsaks Mac. Ma olen kodus päris pikalt Maci söönud ja ma lihtsalt tundsin, et ma tahan praegu seda enda kõitusse. Mis see kotti suur on? Ma oleks nagu nii palju tellinud, aga ma tellisin lihtsalt ühe eine. Ma filmin tagumise kaameraga, et oleks parem kvaliteet ja ma ei näe, mis toimub. Ma lihtsalt loodan, et ma olen nagu kaadris. Ma ei tea. Vaatame koos mu McDonaldsi tellimust ja siis ma üritan meelde tuletada mingid küsimusi, mida ma olen näinud. See on jook täiesti külili. Oi. Fanta lendab. Ükski nendest asjadest ei näe hea välja. See nüüd siis näeb hea välja, ma ei näe ju. See on mingi kohaliku juustuburgeri. Või no, ma ei tea, kas see on kohalik, aga see ei ole igatahes nagu tavaline juustuburger. Siin on salat ka vahel. Ja ma ei tea, kas siin on midagi veel teisiti. Igatahes muidu ma ju kogu aeg tellin topelt juustuburgerit. Aga nüüd ma võtsin mingi siukse lätsu. Reaalselt see näeb kohutav välja. Mingi päris sinepine kaste.
Sorry, ma mätsutan lihtsalt otse mikrisse. Hästi sogid frikad. See on horrific experience. Veits toored. Keegi küsis, kui tihti ma telefone vahetan, nagu selle kaamera ja selle jutu peale. Ma praegu 13 Pro ja ükski peale seda välja tulnud telefon, iPhone siis, ei ole tõmmanud mind. Nad ei ole teinud mitte ühtegi sellist improvement'i, mille pärast ma tahaks osta uue telefoni. Kui midagi, siis vahepeal tundus isegi, et see kvaliteet läheb halvemaks. Nagu üldiselt mulle meeldib selle kvaliteet, nüüd ma olen hakanud tundma vaikselt seda, et see aku ei pea enam nii hästi vastu. Aga samas, kui ma nüüd peaksin ostma veel eraldi vlogimiseks kaamera, siis ma ei näe üldse põhjust, miks ma peaksin seda praegu välja vahetama. Et kui üks hetk tõesti see aku on nagu nii lappes, et ei kannata elada, siis jah, aga muidu väga normaalne telefon, et nagu ainus põhjus, mis paneks mind vahetama hetkel telefoni enne, kui mul seda kaamerat ei ole, siis olekski see, et mingi nagu parem kaamera. Just, kuna ma filmin omajagu, ma üritan vähem, aga ma filmin omajagu esikaameraga ka, siis võt see kvall on halb ja nüüd ma kuulsin, et sellel järgmisel peaks olema esikaamera kvaliteet paranenud, mis on tegelikult väga suur asi vlogimise juures. Et siis võib-olla sellepärast ma võtaks uut telefoni. Ma mõtlen, et ma vaikselt vaatan, kuidas mu homne päevaplaan hakkab välja nägema ja hakkan seda vlogi kokku panema ja söön oma toidu lõpuni ja tõmbangi siin otsad kokku. Oli väga ootamatu päev. Mida ma täna endal tõestasin, oli see, et üllataval kombel ma suutsin väga rahulikuks jääda. Suutsin võtta olukordi nii, nagu nad olid. Ma isegi korraks üritasin leppida sellega, kui me ei saa seda rebookingut teha kella 4 selle lennule ja kui see jääbki kella 7 ja ma ei jõuagi siia üritusele. See mõte muidugi oli üsna häiriv. Aga ma kuidagi hästi rakendasin seda, et läheb nii, nagu minema peab. Ma olen endast andnud selles hetkes praegu parima. Ma ei saa midagi rohkem teha. Ja siis lihtsalt on nii, nagu on. Ja mul on sellele hea meel, sest et sellistes kriisiolukordades me ju näeme tihtipeale, et mis meis esile kerkib ja mis emotsioonidega me muutusi vastu võtame ja et see oli mu enda jaoks nagu selline positiivne märk. Davai! Tšau!